vetika vastu võitlemine ehk siis roheline vesi. Selle jaoks oleks vaja tegelikult, ütleme, 3 taimeliiki. Esiteks hapnikutaimed, mis on nüüd, ütleme, vee all. Neid on hästi palju tegelikult liike, et neid siin lahti seletada on ma arvan, et selles suhtes läheb pikaks. Aga neid hapnikutaimi peaks olema tegelikult, ütleme, tiigi suhtes, ütleme, kusagil pool põhjast. Nii, siis teiseks rabataimed, mis kasvavad, ütleme, kuni 20 senti vees ja kalda ääres, siis selles suhtes neid võiks olla põhimõtteliselt, nagu ütleme, kui on neljanurkne tiik, siis 3 äärt võiks täis olla, nii palju kui võimalik. Ja vee peale selles suhtes võiks olla ikkagi 1-2 vesiroosi, et vesiroos oma lehtedega varjab selle päikese ja vesi ei lähe nii kiirelt soojaks, millest muidugi kohe sõltub vetikate nagu kasv. Ja kui need 3 asja nagu ära teha, siis põhimõtteliselt peaks olema selline ökosüsteem loodud.